Manderselli vallatut ei karda kingi tallata. Sa piime. Hans, mis sa teed? Üritame siis leida enda GPS-ile, telefonile stabiilselt kohta, et ta meil alla ei kukuks. Võiks kleepsu. Krõpsuga kleeps. Krõpsuga kleeps. Või kleepsuga krõps. Exactly. Ja selle ma panen siia. Ja tegelikult ma panen selle siia. Niimoodi ja nüüd ma saan täpselt selle panna. Ma panen siia. Ei paneks. Okei. Ja nii ongi. Päikselisest Portugali rannast sisemaale minnes polnud meil tol päeval plaanis midagi peale pika sõidu. Küll aga saatis Sandra isa meile koha, mida pidime oma silmaga nägema. Ehitatud 17. sajandil on Capella dos Ossos kõige vanem luudest tehtud kabel Portugalis. Evora linna inimestele oli see paik üks eelistatumaid viimse kodukohti ja usuti, et frantsiskaani rüü hauda kaasavõtmine tegi kõigist pattudest vabaks. On teada, et 18. sajandil rippusid siin seintel muumiad, kellest 2 tänaseni on säilinud. Legend räägib aga, et need on isa ja poeg, kes ema halvasti kohtlesid ning too neile hiljem surivoodil needuse peale pani, et maa teie haudadel teid kunagi ei lagundaks. On 1. märts, on ilus hommik ja Sandra on otsustanud teha meile pannkook. Läitsime siin puu pealt klementiini või mandariini või apelsiini, ma täpselt ei aru ei saa. Kropelin, et see on raudselt apelsiin. See vist tundub natuke väiksemad kui apelsiinid, aga need tunduvad liiga krobelised. Et ilmselt tuleb võtta paar tükki ja maitsta. Lähme teeme väikse raksu. Kohe testime, kas see kõlbub siia või ei kõlba. Tundub natuke, et ei kõlba, aga kohe saame teada. Tuleb aega veits. Jah. Siit oleks jah, mandariin on see. Päriselt? Jah. Jaa. See on jumala hea. Muy bueno. Nice. Selle puu otsustas võtta. Kätte on jõudnud siis see aeg, kus Hans peab hakkama autot parandama. On vaja keneka rihma pingutada. Kuna meie auto on siis natuke eriline ja tema mootor asub siin taga ja ainuke ligipääs sellele on teha kogu poodi ära. Siis tähendab see, et tuleb alustada sellest. Ja nii lihtne oli meie ligipääs mootorile. Otsustasime siis uue rihma kasuks. Parem. Kenekari sai vahetatud, kõik nendest töötavad. Tahad sa enda saaki ka näidata? Jah. Jah.
Ma arvan, et siin vähem mingi 5 kilo. Normaalne. Ma katsun niimoodi. See on okei, jah. Minusugusele mehele päris kerge, aga... Minusugusele mehele. Mingi räigelt macho man. Kell on ilusasti 10 läbi saanud. Mandariinid, sidrunid on korjatud. Ja on vaikselt aeg hakata minema. Jah. Jah. Ees ootab siis siuke 2-tunnine sõit, ilmselt meie autoga 2,5 läbi mägede. Ägedate mägede. Jah. Oh, seal on ju lambad. Jälle on Google Maps toonud meid kuskile mäe otsa vana linna kõige kitsamate tänavate peale. Olin eelnevalt guugeldanud huvitavaid peidetud kohti Portugalis ning ühe teatud koha endale kaardi peale ära märkinud. See asus kõrgel Serra de Estrela mägede vahel, mis on ühtlasi ka Portugali mandri kõige kõrgeim mäestik. Sõidu ajal tõmbas ilm vihmaseks ja väga uduseks. Mida edasi, seda sürreaalsemaks vaatepilt õues muutus. Mulle tundus, nagu oleksime sattunud totaalselt teise maailma. Pidime aga sõitma väga aeglaselt, kuna udu tõttu polnud vastu tulevaid autosid väga näha ja mägiteed olid kitsad. Korraks isegi kahtlesime, kas üldse lähme matkama. Kuna üles jõudes oli Sander tervis veidi kehva, siis peale kilomeeter matkamist pööras ta tagasi ja edasi jalutasin ma üksi. Märg ja tuuline ilm mind ei peata. Sander otsustas siis tagasi minna. Arvas, et see retk saab tema jaoks liiga pikk olema. Aga ma lähen üksi edasi. Loodan midagi müstilist näha. Ühtegi sellist matka pole mul varem olnud. Ilm vaheldus iga minutiga ja liikusin vaid GPS-i järgi, kuna radu kuskil ees ei olnud. See on minu moodi matkamine siis. Mingit otsest rada siin ei ole, aga siin on üks suurem auk, kus all jookseb jõgi. Aga ma tahan sinna järve juurde jõuda. Praegu päris close call. Aga jah, üritan kuidagi sellest üle saada. Siis peaks juba paremaks minema. Aga. Oh shit. Oh fuck. Okei. Tulin läbi paksu selle vesa, sealt ülevalt saati. Tulin siit. Ja nüüd on ainult lühike maa mööda kive veel minna. Olen ise täiesti läbimärg, ja ma arvan, et on aeg tagasi minna. Kuigi kämpimiskoht oli mega, ei jäänud me sinna ööbima tugeva tuule tõttu. Terve tee mäest alla saatis meid vihm ja juba kiskus ka pimedaks. Sellest hoolimata sõitsime täiesti Portugali ja Hispaania piirini välja, kus veetsime öö ja juba hommikul edasi kimasime.
Hispaania! Tahtsime võimalikult ruttu end pesta ja üks variant oli näiteks kütta vesi soojaks ning seda õues külma käes teha. Siis aga mõtlesime, et otsime parema lahenduse. Oleme tagasi jõudnud Hispaaniasse ja kasutame siis esimest korda terve selle tripi jooksul võimalust minna Rekkate parklas olevasse duši alla. Sandra küsima, kas neil showerit on. Very good. Onu ütles, free shower. Muy bien, me ei peagi väljas külma käes pesema. Lähme nüüd külman. Davai. Pessu. Peale pesus käimist mõtlesime teha väikse pikniku. Tahtsime minna kuhugi metsa vahele, kuid võrreldes Lõuna-Hispaaniaga polnud põhjas pea üldse puid. Esimese metsatukani viis meil mudane ja vihmast pehme tee, mille tõttu auto kaotas isegi korraks kontrolli. Peaaegu mudaauka kinni jäänud. Veits siuke pasaralli. Korralik. Päevane vahepala nauditud, liikusime edasi minu välja valitud ööbimiskoha poole. Tegemist oli 13. sajandil valminud Monte Alegre lossiga, mis ehitati küla isandale. Koha leidsin Mapist nimega Park for Night, mida oleme juba reisi alguses saati ägedate kämpimiskohtade otsimiseks kasutanud. Nähes sellest kohast pilte, mõtlesin kohe, et sinna me lähme, sest kui paljudes kohtades saad sa ikka täpselt lossi kõrval muruplatsil ööbida. Järgmises osas.